Tere hommikust, kallid kaasteelised. Täna me räägime pisut küünlapäevast ja pisut ka sellest, kes siis need teenivad jumalad ja kes seda mitte ei tee. Ja tänase lühikese mõtiskluse kirjavaaks on Johannese evangeeliumi 3. peatükist, salmid 17-21. Jumal ei ole läkitanud oma poega maailma, et ta kohut mõistaks maailma üle, vaid et maailm tema läbi päästetaks. Kes temasse usub, selle üle ei mõisteta kohut ja kes ei usu, selle üle on kohus juba mõistetud. Sest ta ei ole uskunud Jumala ainusündinud poja nimesse. Ja kohus on see, et valgus on tulnud maailma, aga inimesed on armastanud pimedust enam kui valgust, sest nende teod on kurjad. Ega üks, kes teeb halba, vihkab valgust. Ega tule valguse juurde, et ta tegusid ei paljastataks. Aga kes teeb tõtt, see tuleb valguse juurde, et ta teod saaksid avalikuks, sest need on tehtud Jumalas. Väga klassikaline situatsioon. Inimestele pakutakse vaimuvalgust, võimalust midagi muuta, võimalust mitte minna kaasa mingisuguste agendadega. Ikka inimesed valivad midagi muud. Valivad ideoloogia, valivad mugavuse, valivad selle, et teevad sellele ideoloogiale kummarduse ja siis loobuvad kõigest sellest, kas või oma vabadustest, oma õigustest ja arvavad, et kui nad teisi ligimesi ka sellega kaasa tõmbavad, siis nad on igati ustavad global tegelased, kes siis saavad uhkelt teenitud selle agenda ära. Kui me nüüd tänast kirja kohta tegelikult vaatame, kes teeb tõtt, 21. salm 3. peatükist Johannese evangeeliumist, see tuleb valguse juurde ja ta teod saaksid avalikuks, sest need on tehtud Jumalas. Aga need ei ole tehtud kindlasti maailmas või maailma jaoks, need on tehtud just Jumalas. Nad on tehtud tema sõnade ja õpetuste järgi, mitte selle järgi, mida mingisugune ideoloogia neile parasjagu ette hakkab ütlema. Mida me siis tähendada võime tegelikult, et ega kurss kahjuks pole ju kuskile poole muutunud. Enamik ühiskonda läheb selle õudusega ikkagi jätkuvalt kaasa ja ei esita küsimusi, et miks või kuidas ühte või teist valikut tehakse. Et miks omadelt hädaliselt võetakse ressursid ära, antakse võõrastele. Et miks oma rahvas on sisuliselt jäetud hätta, eriti see viletsam osa. Ja miks osa ligimesi ei saagi aru, mis tegelikult toimub. Kuidas siis käib tänapäeval ühe ideoloogia juurutamine? Kuidas töötab tegelikult need mehhanismid, mis seda pimedust, vaimupimedust toodavad ja mis inimesed tõed eemale viivad? Seal on mitmesuguseid tundemärke tegelikult. Üks asi on see, et me valetame lausa. Meedia valetab tegelikkuse kohta. Ei räägi, kui palju mida või keda siia sisse toodud on, vaid rõhub inimeste kaastundele ja siis selle kaudu need viimased ressursid välja pressides valetab ideoloogiliste asjade kohta ja tegelikult varjatud viisil laseb perekonna põhja, viib moraali alla ja lõpuks likvideerib ühiskonna kui sellise. Nagu ma ka siin eelpool olejad korduvalt olen ikkagi öelnud, et tegelikkus on selline, et kui me võtame ühiskonnalt perekonna ja selle tavapärased alused, siis ühiskond lihtsalt rahvaarvu vähenemise tõttu pikkamööda kaob ja sulandab mingisugusesse teise massi. Seda võib näha ja kinnitada igal pool maailmas, kus see globalistlik ideoloogia on levinud ja kus see on andnud vastavat tagajärgi. Kus tegelikult on arvatud seda, et kõik inimesed peavad omama teatud kindlad elustandardid, mõtlemata sellest, mis on nende vaimne ja hariduslik tase, kus on arvatud tegelikult seda, et teise äärmusena me võtame inimestelt kõik ära ja teeme nad kuulekateks orjadeks, teeme seda pikkamööda maksude, migratsiooni ja muude pettustega. Ja kõige hullem on see, et enamik inimesi jääb seda õudust uskuma, läheb sellega kaasa, kiidab küsimusteta heaks, eriti meie orjarahvas, selle, mida globalistlik meedia ja muud nende tegelaste kannupoisid neile ette toovad.
Ja sellisel juhul ei olegi midagi paratamatult on varem või hiljem küsimus selles, kas meie rahval üldse õnnestubki ellu jääda. Aga üks on kindel, et kui praegune kurss jätkub ja kui ikkagi tuuakse sisse võõraid ja kui need võõrad mingitel põhjustel ei peaks piisavalt tagama rahvaarvu väljavahetamist, siis tõenäoliselt tuuakse sisse uued võõrad, kes on veelgi kuulekamad, kes üldse esita küsimusi ja kelle tõenäoliselt on kõrgem sigivus ja sellega tagatakse hiljem siis rahvaarvu väljavahetamine. Nii et printsiip on väga lihtne. Kohalik inimene, kes ei ole piisavalt kulpi löönud, kes on nõudnud endale inimväärseid tingimusi, lihtsalt vahetatakse välja mingisuguse orja vastu, kellel ei ole küsimusi ja kes teeb seda, mida globalistid käsevad ja kes on neile äärmiselt kuulekas ori. Seda sõltumata siis sisse toodav isiku nahavärvist või usutunnistusest, vaid tähtis on kuulekus globalistlikule kapitalistlikule agendale. Tähtis on tahtmine igavesti hoiata, tähtis on tahtmine mitte elada inimese elu, mitte tegeleda vaimsete asjadega, vaid ustavalt ja küsimusteta teenida globalistlikku agendat. Ja selle ideoloogiaga kaasa minemine varem või hiljem lõpeb lõpuks rahvusliku katastroofiga. Lihtsalt sellega, et need inimesed, kes seda agendat välja ei kannata, kas põgenevad või lõigatakse ühiskonnast välja. Ja kuna valik käib tegelikult lojaalsuse järgi, mitte selle järgi, millega keegi hakkama saab, siis langeb ühiskonna võimekus ja siis tõenäoliselt kukume lõplikult kuskile Ladina-Ameerika või Etioopia tasemele, sellepärast, et ei ole inimesi, kes suudaksid ühiskonda ülal pidada, vaid sinna on valitud lojaalsuspõhiselt kasulikud idioodid, kes tegelikult mitte millegagi hakkama ei saa ja mitte millestki mitte kunagi aru ei saagi. Selle vastu tegelikult aitaks ikkagi puhas ideoloogiline pööre ühiskonnas, sellepärast et praegusel kursil jätkudes ei ole väga pikka pidu, on mõne aastakümne küsimus parimal juhul, kui see rahvastik on välja vahetatud, sõltuvad siis ustavate tegelastega, kes on tegelikult globalistliku agenda orjad ja kes ei esita küsimusi. Nii et maailm läheb sellega kaasa ja maailm varjab seda ja tõenäoliselt ka kõik need globalistide kannupoisid varjavad seda, sellepärast et ei saa ju rahvale inimestele tunnistada, et me jah, tegelikult tegelemegi selle väljavahetamisega, kuigi see on ilmselgelt näha, arvestades kui palju on siia sisse tassitud, millist ressurssi võõrastele antakse, on ilmselge, et kuskilt see peab tulema, järelikult võetakse see kohalikelt inimestelt ära, kes on hädas ja antakse siis võõrastele. See ongi see poliitika, mida on siin juba päris tükk aega aetud ja lisaks sellele lisandub siis liigsurmade kasv loomulikult, mis siis vaikselt pikkamööda selle rahvastiku ära sööb. Et selles kirjakohas me siin näeme, et jah, et ei taheta sellest asjadest sellepärast rääkida, selle tõttu, et tegelikult on probleem selles, et toimubki teadlik selline poliitika. Toimubki teatud protsessid, mida siis serveeritakse vastavalt vajadusele, siis manipuleerides inimeste meeltega. Tänase kirjakoha eel, mida ma siin jutluse alguses lugesin, tegelikult tuli Nikodemus Jeesusega rääkima, tunnistas ta õpetajaks, aga ta seda avalikult teha siiski kahjuks ei julgenud. Ja ega ka tänapäeval on sageli niimoodi, et inimesed siiski tunnistavad, et jah, et te olete ustav inimene Jumalale, aga siiski ei minna seda tunnistama, vaid hoitakse vaikselt madala profiili ja siis ainult sellele inimesele öeldakse see välja ja haruharva leidub ka neid üksikuid julgeid muidugi, kes seda teevad ja tõtt räägivad, aga teades praegust ühiskondlikku seisukorda on tegelikult asi selles, et kui nad seda teevad, siis nad riskivad tõenäoliselt oma ühiskondliku positsiooni, oma leivaelu ja ka pikemas perspektiivis tervisega. Sellepärast, et on selge, et need inimesed, kes on ühiskonnast ikkagi välja lõigatud, tegelikult kannatavad mingite tervisehädade all ja nende päevad kindlasti lühenevad. Nendel inimestel, kellel on mingid eeldusi või hobisid, on muidugi oluliselt lihtsam kui nendel, kellel ei olegi peale töö mitte midagi, kes siis pikkamööda ühiskonnast lihtsalt on välja söödud,
selle tõttu, et nad ei ole selle agendaga mitte mingisugust koostööd teinud. Ja seetõttu kõige selle taustal ja kõige selle juures lugesin parasjagu ühest kristlikust ajakirjast või ajalehest, et mõningates kohtades siis tahetakse anda jutluse kirjutamine sisuliselt roboti ülesandeks, mis on tegelikult absurdi tipp täiesti. Sellepärast, et see näitab esiteks seda, et kui juba selline plaan on tehtud, siis on need sinna võimule saadud tegelased kas ülekoormatud või niivõrd talenditud, et nad ei ole võimelised mitte midagi tegema. See ei ole ainult mugavuse küsimus. See on vale personalipoliitika tagajärg ja isegi kui kellelgi on võimekus ja tal on nii palju muid ülesanded lihtsalt kaela lükatud, et tal ei olegi võimalik tegeleda reaalselt vaimuliku tegevusega, ja on see teadlik sabotaaž kogu kristliku ühiskonna ja kultuuri vastu. See on selge ja üheselt mõistetav. Olen siiski tänulik ka nende eest, kes tegelikult ikkagi vastu astuva globalistlikule agendale, kuigi kahjuks me praegu selles ühiskonnas neid tulemusi väga ei näegi. Globalistid on ikkagi suutnud kahjuks päris hästi oma asjad läbi viia. Sellepärast, et enamik inimesi on sellega kaasa läinud. Niisiis, kallid kaasteelised, ärge mingem sellega kaasa, vaid katsugem siis issandale ustavad olla ja kuulakem, kui ma palun, siis kõik, mis on tähtis ja kallis ja oluline, meie õpetatud ja antud sõnadega issanda kätte. Meie isa, kes oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiega andeks anname oma võlglastele. Ja palun ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik, vägi ja au igavesti. Aamen. Kaitske, hoidku meid, püha kolmainus Jumal. Aamen.